Aitäh, hea juhataja, lugupeetud peaminister. Tuleme selle pangamaksu juurde tagasi ikkagi. Te hiljuti ütlesite, et tuleb riigikaitsekulusid tõsta 5%-ni. Tõesti, võib-olla on vajalik, aga allikaid te rääkisite erinevaid, aga täpselt arusaamist sellest ei ole, kuidas me seda 5% või 7% saavutame. Kas pangamaks võiks olla üks meetmeid, et katta selle riigikaitse vajaduse? Aitäh. Aitäh. 7, nüüd te vist ajate mind parempoolsetega segi. Sellest 7 rääkisid nemad. Ja nende katteallikas oli pensionite kärpimine, kui ma õigesti mäletan. Aga 5 rääkisin mina. 5 tuleb, seal küsimuses mulle kõlas just kui 5 ja 7 räägiti, sellepärast. Et 5% tõepoolest, ma veidi avan seda teemat, et kui me vaatame ja me oma naabrit teame, millises julgeoleku olukorras me oleme, siis on loogiline, et meie kaitsekulud kasvavad. See on isegi lausa möödapääsmatu, see on hügieeni küsimus, kui me tahame, et meil oleks iseseisev vaba oma riik. Vastasel korral see riik kas kistakse tükkideks ühel või teisel viisil või edaspidi võime me arutada selle raha maksmist kellelegi teisele, et seda me kindlasti ei taha. Nii et kaitsekulude tõus agressiivse naabriga on paratamatus, eriti kui ma vaatan ka, mis meie siin ringkonnas toimub. Poola, kelle kaitsekulutused sellel aastal mäluriga tsiteerides on 4,7%, on seal väga lähedal. Leedu, Läti ja nüüd ka Eesti on võtnud sihiks siis tulevikus jõuda 5%-ni. Ma olen öelnud ja kordan selle üle selguse mõttes, et ideaalis oleks hea, kui me jõuaksime selleni juba järgmisel aastal, aga see võib olla ka samm üleminek, sest 2026. aastal meie kaitsekulutused on planeeritud 3,7%, mis on päris kõrge. Aga siiski minu soov ja soovitus oleks liikuda kiiremas tempos. Eeskätt selleks, et võimalus ilmselt annab kaitsekulutuste ja kaitseinvesteeringute ajasse ettepoole toomine. Need on ju planeeritud seni aastateks 2025, 2031, osad hanked, tegevused tuleb ettepoole tuua, nii palju kui on võimalik. Ja eks palju sõltub ka sellest, kuidas mingid vahendid ja võimalusi on võimalik turult saada, mida me täpselt ostame, millises tempos nii edasi. Katteallika puhul olen mina öelnud, et nagu ka eelmises küsimuses vastates, et maksurahu peab pidama, mis tähendab seda, et katteallikas on avaliku sektori teiste tegevuste kärpimine, eks me siis peame arutama, milliseid funktsioone riik ei tee. Olgu see sama, et kontserte ei korralda või kooskõlasta enam looduskaitsealadel, mille me läheme ära muutud plekki mölkimisi, aga ka muid teemasid. Samamoodi Euroopa Liidu keskne rahastus, järgmisel nädalal on Euroopa Liidu esimene ülemkogu sellel aastal, kus me kindlasti kaitseteemast arutame. Ja kolmandaks on laen, aga sellel tingimusel või sellel eeldusel, et Euroopas siis hinnatakse eelarvereegleid ringi, nii et me ei peaks selle käigus, kui me kaitsesse investeerime täiendavalt, läbima üleliiase eelarve miinuse menetlust või defitsiidi menetlust. Nii et need on need võimalikud katteallikad, ehk siis keskne rahastus ja eeskätt laen. Aitäh.